Nii, aga mina siis olen lubanud rääkida sotsiaalse ettevõtluse teemal ja näitan siis mõningaid pilte siin ka, et lihtsalt püüdes luua nagu sellist laiemat konteksti, et kus siis need innovatsioonid enamasti alguse on saanud ühiskonnas, et paraku nad on enamasti tingitud sellest, et kas ihast ja soovist vallutada rohkem territooriume, saada endale rohkem varandust, rohkem raha või on nad ahnusest ja sõjakäikude ja omakorda ka siis majandusarengu ja progressi tulemusena sündinud. Noh, siin võtame sellesama tööstusrevolutsiooni näiteks, mille tulemusena siis hästi palju oli ka vaja muudatusi ühiskondlikus struktuuris ja sellega kaasnevalt siis ka luua siis muutusi, mis omakorda siis viisid selliste uute lahenduste tekkimiseni. Et paraku äh, inimesed ei ole läbi ajaloo palju selles osas muutunud, et ka seni tekivad innovatsioonid enamasti ikkagi vajadusest või soovist siis saada au, kuulsust ja raha. Aga kui me läheme nende sotsiaalsete ühiskondlike huvide ja hüvede juurde, siis noh, Eesti kontekstis meil põhiliselt juhindume ikkagi siis meie strateegiast, kus on siis viis sihti, aga noh, siinhulgas on ka olulisim siis selle sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse kontekstis siis see nii-öelda ühiskonna siht, kus on ette nähtud siis eesmärk saavutada siis selliseks ühiskonnaks kujunemine, mis oleks avatud ja hooliv ja me läbivalt räägime ka nendest üleilmse säästva arengustrateegia siis eesmärkidest ja nende täitmisest ja sinna me jõuame hiljem ka tagasi, sest see on üks põhilisi siis selliseid viise ka, kuidas tegelikult siis neid mõjusid mõõta saaks. ja, ja siin on mul mõningaid termineid välja toodud, definitsioone ja viise, kuidas seda sotsiaalset innovatsiooni siis, mis on ka selle ettevõtluse kontekstis oluline, et kuidas seda siis täpsemini mõtestada ja noh, me rääkisime siin ka eelmisel korral nendest innovatsioonidest üldse, et mis asi siis see uuenduslik on ja vastandina, et kuidas siis ei ole üldse mitte uuenduslik, aga needsamad põhimõtted on esil ka sotsiaalse innovatsiooni puhul, aga siin on olulisteks märksõnadeks see, et nende innovatsioonide eesmärgiks on mingisugust ühiskondlikku muret püüda lahendada ja jällegi leevendada ja, ja sageli selle tulemuseks on siis mingit liiki uued mustrid suhetes ja siis seda lahendust puudutavate sihtrühmade vahelised uued suhted. Et needsamad innovatsioonid siis, mida me ikkagi võime ka sotsiaalse innovatsiooni puhul öelda, et need võivad esineda nii toodete kui ka teenustes kui mudelites ja protsessides. Aga need innovatsioonid peaksid siis kõik olema kantud sellest, et nad muudavad midagi inimeste endi heaolu puhul siis paremaks ja üldiselt siis ka kogukonna toimimise osas paremaks. Ehk siis igas mõttes on see siis selline ühiskondliku positiivse mõju loomine ja ja seda on siis ka OECD niimoodi tõlgendanud, et ta eelkõige parandab siis üksikisikute heaolu ja kogukondade heaolu, et see oleks siis see, mida me mõistame selle sotsiaalse innovatsiooni all. ja, ja noh, kui siit nagu minna mõnede selliste näidete ja taaskord võib-olla natukene ajalukku, sest et ega see nüüd
ei ole midagi enneolematult nüüd leiutatud, ka see termin ise, et see läbi ajaloo on neid ka ühiskondlikke innovatsioone toimunud ja, ja nad on oma ajas olnud uuenduslikud ja tõepoolest, ega nad ei jää kestvalt uuenduslikeks, sest me harjume sellega ja see saab olemagi ühiskonna osaks ja normiks, et me võime siin välja tuua naiste valimisõigust või lasteaedade loomist, mis omas ajas olid tegelikult väga uuenduslikud viisid ja eelkõige lahendasid siis neid ähm, probleeme, mis kaasnesid sellega, et naistel ei olnud võimalik kas kaasa rääkida ühiskondlikus elus ega osaleda ka tööelus ja, ja need olid siis viisid, mis aitasid kaasata siis naisi, eks ole, tööturule. tänasel hetkel ei ole see enam ilmselgelt midagi innovaatilist ja on siis muutunud tavapäraseks osaks meie ühiskonnakorraldusest. Ja selle juures võibki siis öelda, et osad innovatsioonid tõepoolest jäävadki sellisteks kohaliku tasandi võib-olla algatusteks, mis võivad parandada mõnede inimeste elu selles, olgu ta siis külakeskkonnas või võib-olla siis valla mõõtmetes, aga mõned nendest siis võivad tõepoolest ka skaleeruda, on võimalik neid siis viia teistesse riikidesse, teistesse kohtadesse ja nii-öelda siis paljundada neid ideid ja mudeleid ja need võivad siis ka jõuda välja siis selliste laiemate struktuursete muutusteni, no nii nagu siis lasteaiad tänasel hetkel on kujunenud, eks ole, haridussüsteemi osaks ehk on viinud siis välja sellise laiema süsteemi muutuseni siis hariduse valdkonnas. Ja noh, siin piltidel on veel näha mõningaid selliseid innovatsiooni näiteid, aga mis ka juba põimuvad tegelikult selle sotsiaalse ettevõtlusega, aga et need juba taaskasutuse poed ja need on kindlasti juba sotsiaalse ettevõtluse näited, et aga selline innovatsioon, kus siis inimesed ise on kaasatud ja loovad ühisloomes väärtust, noh, Vikipeedia kui üks selline tuntuim algatus sellest, mis on väga laiahaardeline ja mille kaudu siis uut teadmist luuakse ja Eestist alguse saanud maailmakoristuspäev, mida siis on teistesse riikidesse edukalt viidud seda ideed ja mille kaudu siis ka aidatakse küll esialgu lahendada sellist jäätmekäitluse probleemi, aga tegelikult ka püütakse siis muuta struktuure ja erinevate siis osapoolte vahelisi siis suhteid, et just nimelt selliseid hierarhilistes ühiskondades, hierarhilistes struktuurides siis leevendada seda omavahelise võib-olla erinevate ühiskonnatasandite omavahelise suhtluse puudust, et mida siis eeldab ka see, et tõepoolest riigi esindajad ka kogukondadega peaksid läbi rääkima selles osas, et kuhu siis lõpuks ikkagi see ka kokku kogutud prügi saab edasi viidud. noh, need on siin sellised mõned näited sellest, et mida see sotsiaalne innovatsioon ja siis päriselt, kuidas ta võiks väljenduda ja me ei saa üle ega ümber ka märksõnast ökosüsteem ehk keskkond, mis tulenebki otseselt ju looduskeskkonna terminoloogiast, aga on ju üha enam ju kantud üle nüüd ka ettevõtluskeskkonnale. ehk et tegelikult siis praktiliselt tähendades seda, et missugused toetavad ühiskonna siis võimalused on olemas selleks, et siis sotsiaalset innovatsiooni edendada ja selleks on siis oluline nii siis uuendusmeelse kultuuri olemasolu kui ka vastavad seadusandluse siis olgu need selleks siis strateegiad või arengukavade olemasolu ja, ja kindlasti vähetähtis ei ole siis erinevate rahastusmehhanismide, skeemide
erinevate toetuste ja just nimelt siis erinevatel etappidel, ettevõtete erinevate eluetappide puhul siis ka nende toetamine. Ehk et tõepoolest oleksid siis need võrgustikud ka olemas, mille kaudu siis seda sotsiaalset innovatsiooni paremini saaks levitada. Aga kui me nüüd tuleme selle termini juurde, et mis asi see sotsiaalne ettevõte siis on ja kuidas seda määratleda, siis no nagu te ilmselt teate, eks, et Eestis ei ole sellist seaduses kirja pandud definitsiooni, meil ei ole eraldi sotsiaalsete ettevõtete regulatsiooni ja need, mis meil Eestis siis kvalifitseeruvad sotsiaalseteks ettevõteteks, on siis ikkagi loodudki kas mittetulundusühingute või osaühingute vormis ja siis ma olen siia välja toonud selle, et missugused on üldse sotsiaalse ettevõtte tunnused ja need on nüüd need tunnused, mis tulenevad meil sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku poolt siis heaks kiidetud, tunnustatud definitsioonist ja need omakorda siis tuginevad Euroopa Liidus kasutusel olevale definitsioonile ja esimene oluline märksõna ja kriteerium ongi siis see, et need on ettevõtted, mis siis oma esimeseks missiooniks ja ülesandeks seavad siis mingit liiki ühiskondliku probleemi leevendamise ehk et siis see ühiskondlik missioon on esikohal ja mitte siis kasum, nagu ta sageli ettevõtluses seni on kippunud olema. Teine oluline kriteerium on see, et oleks olemas majandusmudel ehk siis oleks selgelt arusaadav, et ettevõte ei ela mitte ainult toetustest ja grantidest, vaid on ka finantsiliselt jätkusuutlik ehk müüb siis mingeid tooteid või teenuseid, millest siis omakorda vähemalt 50,1% ulatuses reinvesteerib siis tagasi oma selle missiooni täitmisesse. Ja Euroopa Liidu definitsiooni järgi siis eeldatakse ja oodatakse, et vähemalt 25% siis oma tuludest teenitakse siis tõepoolest toodete või teenuste müügist. Ja et noh, need on nagu need põhilised märksõnad, mida me siis Eesti puhul järgitakse, mida Euroopa Liit tunnustab. Ja noh, siia saab alati veel erinevate riikide näitel lisaks tuua selliseid lisakriteeriume. Ja noh, üheks praktiliseks näiteks võiks olla see, et noh, esiteks ka selles põhikirjas, organisatsiooni põhikirjas, kes ennast siis sotsiaalseks ettevõtteks peab ja nimetab, et kindlasti oleks see eesmärk ja missioon selgelt välja toodud. Aga võiks siis ka olla välja toodud see, et mis moel siis kasutatakse sotsiaalse ettevõtte vara ehk siis hea tava hulka võiks kuuluda ka näiteks varalukk, mis tähendab siis seda, et kasumid ei siis võeta välja dividendidena ega see ei lähe siis omanikele dividendituluna jagamiseks. Et taaskord see siis investeeritakse tagasi sellesse ettevõtmisesse endasse. No ja siin on siis üks sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku joonis, mis siis selgitab lahti neid erinevusi selle vahel, et kust algab ja kust siis lõpeb heategevus ja traditsiooniline äriettevõtlus. Aga tõepoolest sotsiaalsed ettevõtted asuvad nende kahe äärmuse siis aladel ehk et seal on ülekannet mõlemaga, kuna sotsiaalsed ettevõtted
enamasti alustavad ka siiski mingit liiki toetusrahadega ja seega nad saavad grante või nad siis nad ei ole küll kasumile orienteeritud, aga siiski nad on ikkagi, võivad olla äriettevõtte sarnased, olles siis osaühingu formaadis, juriidilises formaadis registreeritud. Et neil on nii-öelda tunnuseid mõlemast servast, aga noh, traditsioonilised heategevusorganisatsioonid ei teeni mitte mingisugust tulu millegagi, vaid nad lihtsalt elavadki nendest annetustest ja omakorda skaala teises otsas siis traditsioonilised äriettevõtted on siis suunanud oma tegevuse põhiliselt siis kasumi teenimisele. Et see võiks olla nagu see määratlus, kuidas me neid mõistame. Ja oluline nende sotsiaalsete ettevõtete puhul siis on ka see, et nad tõepoolest oma mõju siis ühiskonda mõõdaksid ja olles siis läbipaistvad, seda ka kindlasti kommunikeeriksid siis kõigile oma osapooltele, partneritele, nendele, kes on nende tegevuse sihtrühmaks. Et sellest mõjust siis oleksid ka kõik teadlikud ja et sellega mõõtmine oleks siis omakorda läbipaistev. Ja noh, neid ÜRO arengueesmärke ma siin juba näitasin, et noh, üks viis, kuidas siis mõõta, on võtta lahti need ÜRO arengueesmärgid ning omakorda püüda siis vaadata, et missuguste eesmärkidega teie tegevus haakub ja seal on omakorda välja toodud siis, kui minna ka sinna ÜRO lehele ja neid hakata lugema, siis seal on omakorda välja toodud, et millised on need indikaatorid ühe või teise eesmärgi saavutamiseks. Et noh, kui nüüd püüda mõelda, siis noh, need on hästi laiad ja väga ambitsioonikad, et noh, võtame siitsama selle kaotada vaesus maailmas või pakkuda inimväärset tööd ja majanduskasvu. Et noh, laias plaanis me saame öelda, et iga sotsiaalne ettevõte kindlasti mingite nende eesmärkidega haakub, aga tal on omakorda siis võimalus välja mõelda, millised on need konkreetsed indikaatorid, mis on tema tegevuse puhul olulised ja püüda siis leida neid viise ja arvutada, mis moel siis tegelikult selle suure globaalse eesmärgi huvides panust antakse. Et tõepoolest, et kui siin on võib-olla seostatus näiteks võrdõiguslikkuse või hariduse teemadega, siis saab oma mõõdikutes välja tuua, et näiteks kui palju oma tegevuste raames koolitatakse inimesi või kui palju on oma konkreetses tegevuses oma organisatsioonis järgitud võrdsete võimaluste põhimõtteid. Et seda saab alati kitsendada oma konkreetse tegevuse peale, tuues välja neid protsente, mis määral näiteks konkreetselt sihtrühmast on teie tegevustesse inimesi kaasatud, et kui pakutakse mingit tegevust, mingit koolitust spetsiifiliselt teatud sihtrühmale, kes on tänasel hetkel töötud, siis saab seda näidata, et millisele protsendile nendest tänastest töötutest potentsiaalselt siis omakorda hakatakse tööhõivet pakkuma või palju neile koolitusi korraldatakse, et missugused on need proportsioonid siis sellest sihtrühmast tervikuna ja omakorda, et see proportsioon, millega siis teie omakorda tegelete oma ideede ja projektide käigus. Et ÜRO arengueesmärke on üldiselt globaalselt 17, aga Eestil on neid 18, sest et Eesti on otsustanud, et hästi oluline on ka meie oma kultuur
ja selle väärtustamine ja see on siis ka esile tõstetud. ja kui veel mõelda nendele erinevatele viisidele, siis üks, mida me ka siin hiljem hakkame vaatama, on selline mõju mõõtmise viis kui muutuste teooria ja, ja see on mudel, mida hästi palju just kasutatakse siis mõtestamaks ja aru saamaks sellest, et missugust ühiskondlikku positiivset mõju sotsiaalne ettevõte või ka ükskõik milline siis ühiskondlik idee kannab. ja siin on nagu selle mõtteviisi võib-olla ümber nii-öelda muutmise koht selles, et kus alustatakse just eelkõige selle mõjust, mida tahetakse saavutada, mitte sellest, et kui palju mul parasjagu tegelikult raha on mingi tegevuse elluviimiseks. Et see mõtteviis nagu pöörata ümber teistpidi, et alustada sellest mõjust. nii, ja ma näen siin, et küsimuses on või kommentaaris, et sama käsitlus on soovituslik ka kasumit taotlevatele ettevõtetele, et nad mõtleksid, kuidas nende tegevus aitab kaasa STG-de eesmärkide täitmiseni, just, et see on nüüd see siis uus ka Euroopa Liidust tulnud põhimõte ehk et siis ÜRO arengu eesmärkide järgi toimuv aruandlus, millega siis ka peaksid ettevõtted, see käib siis nüüd küll hetkel suurettevõtete kohta, mis siis peaksid hakkama tõepoolest raporteerima siis oma mõjusid sellisel viisil. jah, et üks viis on ka seda aruandlust tõepoolest vaadata ja seal on samamoodi need osad sees, et mis kujul panustatakse näiteks organisatsioonisiseselt siis mitmekesisusse, sihtrühmade kaasamisse, kuidas arvestatakse võrdse kohtlemise põhimõtteid siis igas tööprotsessis ja samamoodi on siis seal ka keskkonna, otseselt siis keskkonda puudutavad küsimused selles aruandluses sees, et seal on jah, nagu erinevad sellised osad omakorda indikaatoritega, millele siis tuleb leida suurettevõtetes vastused. ja, ja selles mõttes on need väga põhimõtteliselt head põhimõtted, kuigi need kogumine ja igasuguse andmete analüüs on kindlasti kulukas ja koormav ja ka noh, see on see, miks see avalikus meedias on nii palju võib-olla sellist vastukaja tekitanud, et see paneb omakorda suure koormuse ettevõtetele, kes siis peavad seda aruandlust kohustuslikus korras pidama hakkama, aga noh, laias plaanis jällegi ka selle nii-öelda väljatöötamise eesmärk on ikkagi üllas ehk et tõepoolest luua siis rohkem sellist sidusust ja rohkem siis keskkonnaeesmärkide silmas pidamist, et noh, paraku jah, iga selline hea eesmärk toob endaga ikkagi sageli kaasa ka sellise bürokraatia tõusu selle andmekorje, analüüsi ja omakorda raporteerimise näol. aga no nagu me kuulsime nendest ka esimese korra rahastusmeetmetest, et kuna see tõepoolest on keeruline ja nende mõjude mõõtmine siis näiteks, eks ole, sellel samal mittetulundusühingute toetuste taotlemisel otseselt sellist mõju mõõtmist ei eeldata, aga noh, kindlasti suuremate rahastusprogrammide puhul ja nende puhul, mis siis Euroopa Liidu raha jagavad Euroopa Komisjoni programmide puhul, olgu selleks siis teadus-arendusprogramm Horisont, kus ka kaasatakse ettevõtteid, et seal on täiesti kohustuslik, et enne
kindlasti taotlemise käigus juba tuleb selgitada, mil moel hakatakse mõju mõõtma ja kellele ja kui palju seda avaldama hakatakse. et tõepoolest see on ikkagi sellistes globaalsetes rahastusmeetmetes kriteeriumiks, et neid mõjusid mõõdetakse. ja, ja noh, siin äh, avaliku sektoriga seoses ma siin ka eelnevalt mainisin, et noh, üks praktilisi võimalusi ja viise, kus siis tegelikult saaks seda sotsiaalset ettevõtlust edendada, sest noh, riigil on väga suur roll, eks ole, ostes tooteid ja teenuseid, siis erasektorilt, siis seda saab ka teha siis järgides ja jälgides siis riigihangetes olevat sotsiaal- ja eriteenuste klauslit, et tegelikult meil on olemas ja jõustatud riigi hange seaduses võimalus suunata avaliku sektori raha siis sotsiaalsetesse ettevõtetesse, aga ähm, seda tehakse, aga mitte väga suurel määral, sest et nii nagu ka abilinnapea ütles, et alati on lihtsam lugeda raha ja vaadata, võrrelda hindu, kui et arvestada siis selliste võib-olla rohkem subjektiivsemate kriteeriumitega. Ja kuigi siis, kui vaadata seda paragrahvi riigihangete seadusest, noh siis seal on ka selgitatud samasuguste kriteeriumite järgi, et kes siis see sotsiaalne ettevõtja ikkagi on, et kelle tegevus lähtub avalikust huvist ja kes oma kasumi ja siis tulu reinvesteerib sinna missiooni täitmiseks. ja, ja oluline kriteerium on siis ka just töötajate kaasatus ehk et siis ka valitsemisstruktuurides, juhtimisstruktuurides oleksid siis sidusrühmad kaasatud. jah, et tõepoolest need võimalused on olemas. Nende reaalne praktiline kasutus täna veel ei ole väga laialt levinud. ja võib-olla veel mõned näited, et kus ja kuidas siis seda mõju saab saavutada, et see võib asuda nii-öelda erinevates kohtades ja et see ei saa, ja selle mõju mõõtmise teebki just nimelt see keeruliseks, et ei ole sellist ühtset mõõdulinti, mille järgi seda teha, vaid et see on väga sageli selline rätsepatöö, sest ta sõltub täpselt sellest, missuguse sihtrühmaga tegeletakse, mis on see tegevusvaldkond ja millisest liiki, kus kohas täpselt seda mõju saavutada tahetakse. no ja kui me mõtleme Eesti näidetele, siis võib-olla te olete kuulnud Edumusest, mis siis on haridusvaldkonna sotsiaalne ettevõte, aga samas see on siis otseselt seotud ka eh, digi digitaalse viisiga teenust pakkuda, ehk et siis platvorm, kus siis pakutakse erinevaid kursusi gümnaasiumiõpilastele, kellel võib-olla oma koolis ei ole võimalik mingisugust õppeainet omandada õpetajate puuduse tõttu ja on siis võimalik ka koolidel osta siis selliseid oma õpilaste jaoks selle platvormi kaudu kursusi. et jällegi, seal on ärimudel valdkond, on hariduse valdkond ja tegemist on siis jah, sellise haridusteenuse pakkumisega. ja kui me mõtleme veel Eesti konteksti peale, siis ma kujutan ette, et te olete vast kõik moel või teisel kokku puutunud Oti tegevusega ehk otse tootjalt tarbijale, et vähemasti siis Tallinna ümbruse valdades ja üle-eestiliselt ka. ma ei tea, kui hästi see Tallinnas konkreetselt tegutseb, aga vähemasti olles ise Tallinna ka Küljalt vallast pärit, siis tõepoolest on siis selline taluturg, kuhu siis tulevad
tootjad ise kohale ja müüvad siis lõpptarbijatele oma kaupa ehk et jällegi edendades siis hästi sellist kohalikku toidutarbimist, kohalikku siis toidutootja tulu suurendamist ja seda siis just selles mõttes on siis see mõju protsessides ehk et ei ole eraldi vahendajaid, kes siis seda omakorda siin ei ole ühtegi platvormi ega muud vahendajad vahel, kes siis seda tegevust viiks siis selle sihtrühmani, et ise see tootja tuleb ja oma tarbija leiab. ja ja noh, ütleme, et siin üks globaalne näide on ka võib-olla sellisest noh, mõneti äh, tavapärasest sektorist ehk et siis Toast on selline ettevõte, mis äh, kasutab leiva ülejääke õlle tootmiseks ehk siis tegelikult tema põhitulu tulebki õlle müügist, mis võib tunduda nagu mitte selline ühiskondlikult võib-olla esmapilgul mõjus, aga selle sotsiaalse ettevõtluse nurk siin on just ühtepidi nende ülejääkide kasutamises ehk selles ja teiseks, et siis kasutatakse ka palju siis selliseid mõjuinvestorite poolt antud vahendeid, et siis seda toidu ülejääke veel rohkem vähendada. ehk et selle omakorda tulud siis taas investeeritakse ka erinevatesse veel lisaks sotsiaalprojektidesse peale selle, et tegeletakse otseselt ka ülejääkide vähendamisega. ja need on siis mõned siin sellised näited, et üks on ka lähiriigist Leedust, et kus siis maapiirkondades naised siis tegelevad kudumite tootmisega, kudumite valmistamisega, mida siis müüakse ehk et jällegi erinevate siis vähemate võimalustega inimeste kaasamine tööturule ka siis sellistest perifeersetest piirkondadest ja just sellise naistele suunatud tööhõive suurendamine ja omakorda siis müüakse selliseid teenitakse tulu siis nende toodete müügist. ja pean kindlasti ära tooma ka nende sotsiaalse ettevõtte näite ja meie siis tegeleme sellega, et siis üle Inglismaa erinevates kohtades siis hetkel 10 kohas pakume siis tööhõivet endistele noortele vangidele, siis enamasti vanuses 16 kuni 18 ja nad siis teevad tööd looduskeskkonnas ja see mudel on siis üles ehitatud selliselt, et nad 6 kuud teevad tööd, saavad tööoskusi, suhtlusoskusi ja töötavad siis koos sellise tööde juhatajaga ja siis peale nende oskuste omandamist lähevad siis edasi avatud tööturule. ja, ja noh, meie tegeleme väga aktiivselt, siis olles juba tegutsenud 10 aastat tänaseks, siis mõjude mõõtmisega ja, ja teeme seda siis nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt. ja noh, lihtne on kokku lugeda noori, kes meil on tööl olnud ja seda infot on siis võimalik ka lihtsalt koostööpartnerite kaudu ja Justiitsministeeriumi kaudu, kohtute kaudu hankida, et kui palju neist ei ole läinud uuesti tagasi sinna siis kuritegelikule teele ehk et sellesse süsteemi
tagasi ja need näitajad on olnud väga-väga head võrreldes siis Suurbritannia ja keskmise näitajaga, et kui me oleme toonud selle siis 63% pealt 7%-le, kes siis sellest noorte seltskonnast, sihtrühmast on siis uuesti ähm, uuesti läinud tagasi, otsustanud siis, et minna tagasi kuritegelikule teele ja mida siin saab nagu veel mõõta, et, ähm, et sageli nende sotsiaalsete ettevõtete puhul noh, on ka võimalik mõelda selles võtmes, et hoitakse mingisuguseid kulusid ära või hoitakse midagi kokku, et alati ei pea mõõtma ainult seda, et mis see raha omakorda aitab teha, aga mida ta ka aitab kokku hoida ja noh, meie näitame oma mõju ja arvestame ja arvutame seda selle kaudu, et on statistikast teada, kui palju kulub siis keskmiselt ühe kuriteo peale, mis siis arvestab kokku selle kuriteoga kaasnenud siis varalise kahju ja, ja kui me siis teame seda, kui palju nendest noortest ei ole uuesti mingisugust kuritegu toime pannud, siis me saamegi arvutada seda, et kui palju me siis keskmiselt selle tegevusega kokku oleme hoidnud siis riigile raha ja social return of investment ehk see SROI seal lõpus ehk siis tasuvus näitab siis seda, et kui palju siis nii-öelda ühe naela sissepanemise eest sellesse tegevusse, et on siis tegelikult 5 võrra võimalik siis tegelikult ka saavutada mõju ja tulemust ehk et ühe naela eest on tegelikult viie naela jagu siis mõju saavutatud. ja ma võin teiega pärast jagada siis ka seda mõjuraportit, mis me siis just selle 10 tegutsemisaasta puhul kokku panime ja seal on siis ka välja toodud need statistika ja põhimõtted, et kuidas üks või teine number tekkinud on, et hea meelega jagan, et ise panustasin sellesse üksjagu. ja kvalitatiivselt siis me teeme intervjuusid ja küsitleme siis praktiliselt, räägime noortega, et kuidas nemad ise seda oma arengut ja muutust siis näevad, et ja ise hindavad, et mismoodi nad on oma igapäevaelus siis muutunud. et noh, need on need praktilised viisid siis, kuidas muuta oma tegevust. Ma olen siia ka proovikivi välja pannud, proovikivi näite, sest noh, proovikivi on meil ka koostööpartner ja Maarja algatus, mis on, ma ütleks siis rohkem sotsiaalse innovatsiooni hulka kuuluv algatus kui võib-olla sotsiaalse ettevõtluse hulka, sellepärast et see ärimudel on veel kujundamisel ja aga mõte siis see, et projektipõhist õpet pakkuda siis koolides, kus siis noored ise omakorda saavad lahendada erinevaid väljakutseid, mis meil, mida nemad näevad oma igapäevaelus, oma kooli kontekstis, oma kodu ümbruses ja siis omakorda saavad siis selle õpetajate abiga erinevates tundides siis selliseid väikseid projekte teha ja mõõta seda siis omakorda nende samade kestliku arengu eesmärkide abil. no me jah, ülikoolina teeme ikka teadust ka selles samas valdkonnas ja erinevaid neid küsitlusi ja uuringuid oleme sellest valdkonnast üksjagu ellu viinud, aga ma arvan, et ma sellel ei peatuks, et võib-olla me läheksime kas siis
küsimuste juurde või läheksime tagasi selle juurde, et kuhu me eelmisel korral ka jäime nende ideede arendusega?